Tartus esmaspäeval avatud Eesti esimene tagurpidimaja näib eemalt vaadates lihtsalt kui elamu, mis on keeratud katusele, kuid piisab üleläve astumisest, kui mõistate, et lihtsalt pole selles majas midagi. Eks meie tagurpidimaja ongi tehtud selle jaoks, et tekitada inimeses sellist illusiooni või tunnet, et mis oleks siis, kui oleks kas maailm tagurpidi või mingi osa maailmast tagurpidi. Ja siin meie tagurpidimajas saab selle tunde kätte, et kuidas vähemalt ajutiselt on olla pea peale pööratud. Kalduspõrandad ning kogu sisustuse tagurpidi olek põhjustab külastajas ka füüsilist pinget, mis annab märku, et põrand ei pruugi olla sugugi nii kindel jalgealune, nagu oleme seni arvanud. Lapsed harjuvad väga kiiresti, aga täiskasvanud nendel võtab ikka mingisugused minutid, võtab aega ja võib-olla mõni ei harju üldse ära. Et meil siin oli üks juhus, kus näiteks ühed vanemad inimesed tulid sisse ja siis üks nendest hüppas kohe välja ja sama selle näha oli, et nad tahavad pilti teha sees, aga ei kannatanud pikalt sees olla ja siis hüppas välja nagu värsket õhku hingama, kuigi õhku on piisavalt, aga lihtsalt, et läks vahepeal kuppel segamini ja tuli harjuma. Nii et väga erinevalt käituvad inimesed. Tagurpidimaja meenutab eemalt vaadates kena maamaja, nii kui see oleks õigetpidi, võiks lastega pere seal mööda saata ilusaid aastaid. Me esialgu arvasime, et kogu see protsess on lihtsam. Ehk siis mis siin ikka, et tavaline ühe pere elamu, lihtsalt teistpidi ja teeme ta juhti kiiresti valmis. Tegelikkus oli palju keerulisem, kui me esialgu arvasime, sest et kõigepealt tuli ehitajatele selgitada, et esimese korruse põrand tähendab tegelikult teise korruse lage ja vastupidi, ehk siis juba materjalide tellimine, paika panek, see oli ikka väga keeruline, juba projekteerimine oli keeruline ja ehitajad, kes siin sellise kerge kalde all veel pidid ehitama ka päevade kaupa, et nad ütleme pehmelt öeldes ei tundnud ennast väga hästi. Kas keegi võiks eksperimendi korras sellest tagurpidi maailmas ka tegelikult ööbida, on esialgu lahtine. Vaatame esialgu ära, et kuidas tavakülastajad käituvad, kuidas nad harjuvad, et mingisuguseid pidusi ega ööbimisi me esialgu ei plaani. Küll aga kui keegi tahab tulla grupiga, siis niimoodi 10 inimest kuni 20 inimest korraga on, ma arvan, veel kõige naljakam, sellepärast, et siis tekib selline üksteise vaatamise ja naljetlemise tunne, nii et pigem kui on võimalik, siis tulge mitmekesi, et üksinda ei ole võib-olla nii huvitav.